Kohalike omavalitsuste koostöögrupid. Uus koostöömudel. 2015. aastal avanes Eesti Noorsootöö Keskusel võimalus rakendada koostöös kohalike omavalitsustega uut noorsootöö korraldusmudelit. Uue mudeli järgi planeerivad kohalikud omavalitsused noorsootöö tegevusi üheskoos piirkonnaüleselt järgnevaks 8 aastaks. Uus lähenemine toetab piirkondliku noorsootöö süsteemset analüüsimist, planeerimist ning korraldamist. See avardab noorsootöös pakutavaid võimalusi, läbi mille jõuavad noorsootöösse noored, kes seni mingil põhjusel on kõrvale jäänud. Omavalitsused liituvad uue mudeliga 3 etapis. Eesti Noorsootöö Keskuse kutsel oli suur osa Eesti omavalitsusi nõus uut mudelit proovima. Uue mudeliga liitumise järgi on grupid jaotatud 3 etappi. Näiteks 2016. aasta alguses liitusid esimese etapi omavalitsused, 2016. aasta kevadel teise etapi omavalitsused ning 2017. aasta esimesel poolel 3. etapi omavalitsused. Millisesse etappi omavalitsus kuulus, sõltus sellest, kui palju oli selles linnas või vallas noortele erinevaid võimalusi noorsootöös osalemiseks. Koostöögruppide esindajatel on piirkonnas tervikpildi saamiseks tulnud läbida üheskoos arenguprogramm, mille lõpuks on valminud piirkondlik noorsootöö arendamise kava. Uued tegevused. Esimesed tegevused jõudsid noorteni 2016. aasta sügisel. 2017. aasta sügiseks on esimese 2 etapi koostöögruppide tegevustes osalenud 10 000 noored. Näiteks Valgamaal ja Lääne-Virus arendatakse tehnikaalaseid huvitegevusi. Luunja kandis õpitakse tulevikupädevusi lennunduse ja drooniringis. Püssi kandis pusivad noored mototehnikaga. Sillamäel tutvuvad noored puidu- ja metallitehnoloogiaga. Viljandimaa noored omandavad eluks vajalikke oskusi läbi maastikumängude. Uued võimalused robootikaga tutvumiseks äratsid suurt huvi nii Ida- kui Lõuna-Eestis. Valgamaal õpitakse majandustarkusi läbi kokandusringi. Põlvamaal avardatakse noorte silmaringi tutvudes piirkonna inimeste ja nende tegevustega. Ida-Virumaal tulid noored kokku osalusfoorumiks ning Peipsi ääres tehakse ühiselt muusikali. Keila noortel on nüüd oma ideede elluviimiseks klubi Mõte 3. Üle Eesti on palgatud noorsootöötajaid ning avatud noortekeskuseid ning tubasid. Hiljem alustanud 3. etapi omavalitsuste koostöögrupid veel töötavad oma uute ja ägedate lahenduste kallal. Tänu tegusatele inimestele ja ühistel eesmärkidel tegutsemisele loome uut moodi ja erinevaid võimalusi ning kaasame veelgi rohkem noori.